On nii kaugel, et meil oleks aeg alustada. Minu nimi on Votel Hansen ja ma olen Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees. Mõned sõnad tõlke kohta. Eestikeelne on 7. kanal, inglisekeelne on 8. kanal. 7 channel. Kanal 7 eesti keel. Eesti keel, kanal 7. Kanal 7 eesti keel. Ja mul oleks suur rõõm ja au tutvustada selle muuseumi, okupatsioonimuuseumi direktorit, kus me oleme. Palun, Meriliin Piipuu. Tere tulemast ka minu poolt. Welcome from me to everyone for the Occupation Museum. I hope you have a really nice day here and I'm very, very pleased that you all gathered and you chose this place to gather. Thank you. Aitäh. Ja me oleme siia kogunenud Pärtlipäeva laupäeval. Bartoloomeus oli märter ja 76 aastat tagasi algas paljude inimeste märtri teekond. Ja me räägimegi nendest kuritegudest, mida sooritati nii kommunistliku kui ka natsionaalsotsialistliku ideoloogia nimel. Ja ma annaksin sõna justiitsminister Urmas Reinsalule. Head Eesti inimesed, austatud külalised, dear friends from Armsad sõbrad meie teistest Euroopa riikidest. Me kanname täna kollast linti, et avaldada toetust Eesti politseiohvitserile Eston Kohverile, kelle Vene võimud röövisid Eesti pinnalt ja kes mõisteti Venemaal 15 aastaks vangi. Me oleme täna Eston Kohverile toeks ja nõuame Venemaa võimudelt tema viivitamatut vabastamist. Täna meenutame kõigis Euroopa riikides ja kogu maailmas Molotov-Ribbentropi pakti aastapäeva, mis on kõigi totalitaarsete režiimide ohvrite üle-euroopaline mälestuspäev. See pakt avas tee teise maailmasõja tragöödiale ja selle tagajärgedele. Koonduslaagritele, gulagile, holokaustile, massihukkamistele ning eelkõige kõigele sellele eelnenud okupatsioonidele ja anneksioonidele. Totalitaarsete režiimide ohvrite üle-euroopalisel mälestuspäeval mälestame kõiki ohvreid. Me peame ühiselt vastu seisma totalitarismile ükskõik millisel ideoloogilisel alusel ja ükskõik millises vormis see ka ei väljenduks. Totalitaarsete režiimide ohvrite mälestus kohustab meid hukka mõistma nende režiimide tegude õigustamise ja heroiseerimise. Euroopa riikide ees seisab ülesanne toetada jätkuvalt, nii moraalselt kui materiaalselt, totalitaarsete režiimide ajaloo uurimist ja uurimistulemuste tutvustamist avalikkusele. Eesti rahvastikukaotused Molotov-Ribbentropi paktile järgnenud sõja ning natsliku ja kommunistliku režiimi hävitustöö tulemusel moodustasid ligi 20% Eesti elanikkonnast. Inimõiguste rikkumine oli ja on totalitaarsete režiimide poliitika ja tegevuse lahutamatu osa. Liialdamata võib öelda, et kui kommunistlik okupatsioon oleks Eestis jätkunud veel inimpõlve, oleks see eestlaste hääbumise rahvusena muutnud pöördumatuks. Osa kommunistliku režiimi kuritegusid olid suunatud eestlaste rahvuse vastu ja need olid oma olemuselt genotsiidilaadsed.
Samm-sammult on Euroopa ühendamise järel kasvanud arusaam kommunistlike režiimide inimsuse vastasest olemusest. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on mõistnud hukka kommunistlikud režiimid ning Euroopa Parlament on oma resolutsioonis andnud hinnangu totalitaarsetele režiimidele. Just Euroopa Parlamendi ettepanekul tähistab Euroopa 23. augustil totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva. Üle-euroopalist mälestamist korraldavad Euroopa riigid roteeruvalt ning sel aastal teeb seda Eesti tänase rahvusvahelise konverentsiga, mille eesmärgiks on arutada õiguslikku vaadet totalitaarsete režiimide pärandi hindamisel. Natsionaalsotsialistlik režiim sai hinnangu Nürnbergi rahvusvahelises sõjatribunalis. Tribunali harta hindas natsiliku režiimi tegevust läbi nende sooritatud kuritegude rahu vastu ning sõja ja inimsuse vastaste kuritegude. Kommunistlike režiimide pärandit Euroopas ei ole uurinud ükski rahvusvaheline asutus. See on tänaste eurooplaste võlg nende kuritegude ohvrite ees. Ohvritel on õigus nõuda õiglust ja õiguse mõistmist. Hetkel on vastutus kommunistlike režiimide sooritatud inimsusevastaste kuritegude eest määratletud üksnes erinevate riikide kriminaalõiguses ning ebaühtlaselt. Pean positiivselt osundama Poola õiguskorrale. Euroopa kontekstis on kindlasti tunnustamist väärt ka Eesti tegevus, kus mitu küüditajat ja teistes kuritegudes osalenud on antud kohtu alla ning mitmes Euroopa Inimõiguste Kohtusse edasi kaevatud otsuses tunnustas see kohtuorgan Eesti kohtute otsused õigeks. Kuid siiski ei kuulu kommunistlike režiimide kuriteod kui niisugused täna ühegi rahvusvahelise õigusemõistmise asutuse pädevusse. 2008. aasta Praha deklaratsioonis sedastatakse, et me peame jõudma üle-euroopalise mõistmiseni, et nii natslikku kui ka kommunistlikku režiimi tuleb hinnata nende süstemaatilise terrori, inimõiguste rikkumise, agressioonisõdade alustamise ning tervete rahvuste ja elanike rühmade hävitamise ja deporteerimise järgi. Deklaratsioon sedastab, et tuleb hinnata paljusid kommunismi nimel toime pandud kuritegusid inimsuse vastastena, hoiatusena tulevastele põlvedele, nagu käsitleti natslikke kuritegusid Nürnbergis. Praha deklaratsioon nõuab selget ja ühest suhtumist totalitaarsetesse kuritegudesse ning seab ülesandeks defineerida ühine seisukoht kommunistlike režiimide kuritegude suhtes. Selle deklaratsiooni üks allakirjutajaid, tänase Saksa Liiduvabariigi presidendi Joachim Gauki ning endise Tšehhi Vabariigi presidendi Václav Haveli kõrval oli Tunne Kelam, kes on täna siin meie hulgas. 3 aastat tagasi korraldas Euroopa mälu ja süüme koostöökogu Euroopa Parlamendis konverentsi kommunismi kuritegude õiguslikust hindamisest. Selle konverentsi selge järeldus oli, et rahvusvaheline õiguskord ei ole piisav ning et on vaja riikide ülest õigusasutust kommunistlike režiimide inimsusevastaste kuritegudega tegelemiseks. Mul on hea meel, et proua Neela Vinkelmann, Euroopa mälu ja süüme koostöökogu direktor, on täna meiega siin. Nii natslik režiim kui ka kommunistlikud režiimid piirasid süstemaatiliselt inimeste vabadusi ja rikkusid nende õigusi, mille kõige äärmuslikumaks väljenduseks olid ideoloogiliselt motiveeritud inimsusevastased kuriteod. Need kuriteod on rahvusvahelise õiguse järgi aegumatud kuriteod. Totalitaarsete kuritegude ohvritel on õigus õiglusele.
kommunistlike režiimide kuritegude uurimise ja õigusemõistmise praktika on olnud riigiti ebaühtlane ja ebapiisav. Ning siin vajavad riikide õiguskorrad tugevdamist rahvusvahelise õiguskorra kaudu. Kuid täna ei kuulu ei rahvusvahelise kriminaalkohtu ega teiste olemasolevate riikideüleste kohtute pädevusse kommunistlike režiimide minevikus toime pandud kuritegude uurimine ja süüdlaste karistamine. Euroopa mälu- ja süümekoostöökogu moodustas õigusekspertide meeskonna, kuhu kuuluvad doktor Albin Eeser Saksamaalt, endine Jugoslaavia tribunali kohtunik ning rida teisi õigusteadlasi. See töörühm on asunud ühesele seisukohale, et õiglus kommunismi kuritegude suhtes on võimalik läbi erilise rahvusvahelise asutuse loomise kommunistlike režiimide kuritegude uurimiseks. Nende seisukohtade pinnalt teen ettepaneku arutada võimalust sõlmida rahvusvaheline kokkulepe, millega asutataks eraldi riikideülene asutus kommunismi kuritegude uurimiseks. Analoogiliselt natsismi kuritegude uurimise ja vastutusega. Tähtis on, et rahvusvahelises lepingus antaks selge juriidiline hinnang käsitleda kommunistlike režiimide kuritegusid aegumatutena lepinguga ühinenud riikide pinnal. Riikidel on kohustus pakkuda ohvritele õiguskaitset ja võimaldada kompensatsiooni üleelatud kannatuste ja sunnitöö eest. Kommunistlike režiimide kuritegude uurimine peab aluseks võtma Nürnbergi harta aegumatute kuritegude määratluse, käsitledes kuritegusid rahu vastu, sõjakuritegusid ja kuritegusid inimsuse vastu. Muu hulgas tuleb kindlasti edasise töö käigus arutada, kas rahvusvahelise lepinguga panna paika ka ohvritele õigusabi pakkumine, kaotlemaks kompensatsiooni üleelatud kannatuste ja sunnitöö eest, paika panna keeld eksponeerida heroiseerivalt avalikus ruumis totalitaarseid sümboleid ning ennekõike üldine kohustus uurida ühinenud riikide pinnal sooritatud kommunistlike režiimide kuritegusid, tagades aegumatud karistused. Täna 8 riigi esindajatega me arutasime erinevaid võimalusi õiguskorras antud küsimuse käsitlemiseks ja leppisime kokku, et Eesti koordineerimisel moodustatakse rahvusvaheline õigusekspertide töörühm, mis antud küsimusega tegelema hakkab. Võidakse öelda, et see on minevik, mis ei ole enam nii tähtis. On küll ja määratu tähtsusega. Esiteks, leppimise ja tuleviku ehitamise aluseks on õiglus. Rahvusvaheliselt siduvat hinnangut kommunismi kuritegudele pole senini antud erinevalt hinnangust natsilikele kuritegudele. Teiseks, see on elementaarne miinimum, mida saame teha ohvrite jaoks õigluse kehtestamisel. Ja kolmandaks, see on vajalik, et tulevikus ära hoida samasuguste kuritegude kordumine, aga ka totalitaarsete režiimide igapäevane heroiseerimine täna ja homme. Ka natsionaalsotsialistliku režiimi kuritegude uurimise, teadvustamise ning õigusemõistmise uus laine algas
60ndatel aastatel, kui oli tekkinud ajaline perspektiiv ja peale kasvanud uus inimpõlv. Selle ettepaneku elluviimine on keeruline ja raske ülesanne. Seda küsimust on arutatud palju akadeemilisel tasemel. Nüüd on hetk, kus peame selle küsimuse endi ja teiste Euroopa rahvaste ette asetama poliitilisel tasemel. Minevikuga leppimise ja tuleviku ehitamise aluseks on õiglus. Õiglusega ei saa kaubelda ega seda maha vaikida, vaid seepärast, et see on poliitiliselt ebameeldiv või läheb vastuollu aja jooksul kinnistunud ajalooliste narratiividega. Jõudu meile kõigile tänasel konverentsil. Aitäh! Aitäh! Mul on au anda sõna Leedu justiitsministrile härra Juozas Bernatonisele. Good afternoon, ladies and gentlemen. Tere pärastlõunat, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. Kõigepealt ma tahaksin tänada võõrustajaid selle väga olulise konverentsi korraldamise eest. Ja ma eeldan, et me täna kuuleme mitmeid ja uusi ja huvitavaid ideid. Ja kuna meie sõnavõttude aeg on väga lühike, ma räägiksin lühidalt ainult 3 aspektist ja teeksin ka mõningaid ettepanekuid. Kõigepealt esimese asjana, mida ma tahaksin mainida, on siis see ajalooline aspekt. Ning mis puudutab nüüd tänase konverentsi teemat, mis puudutab seda, et me korraldaksime siis teise vooru Nürnbergi tribunalist, siis ma tahaksin meenutada osalejatele seda, et sel juba toimus aastal 2000 Vilniuse rahvusvaheline avalik tribunal, mis kaasas ka 24 riigi esindajaid, hindasid stalinistliku režiimi kuritegusid ja genotsiidi. Seega avalik kohtumõistmine on juba toimunud ja arvatavasti on ka see vajalik, et me peaks rõhutama lisaks ka seda, et kuna Vilniuse tribunali kohtuotsus avalikustati ning meie arusaamade kohaselt oli see õiglane ja tugines tõenditele. Loomulikult, kui me räägime avalikust tribunalist, siis sellel on ka väga oluline ajalooline moraalne tähendus ja see ei kohusta riike süüdi mõistma ja karistama neid inimesi, kes kuritegusid sooritasid. Kas siis on võimalik see, et samasugune protsess, kus uuritakse neid kuritegusid teistsugusel tasandil, selle asemel, et teha seda avalikul tasandil, tehakse seda rahvusvahelisel tasandil, see juba sõltub Euroopa Liidu liikmesriikide lähenemisest. Teine aspekt, mida ma tahaksin mainida, on seotud geograafiaga. Nagu te ilmselt teate, siis tänase päeva sündmused on toimunud ka Poolas, Ungaris, Leedus, Lätis ja täna Eestis. Järgmisel aastal on kutsunud meid külla Slovakkia. Tavaliselt on just Balti riikide ministrid ja Visegradi riikide ministrid osalevad nendel üritustel ja see võib jätta vale mulje, et ainult Kesk- ja Ida-Euroopa riikide poliitikad on sellest teemast huvitunud. Ja seega ma soovitaksin, et me peaksime endale tuleviku jaoks andma ülesande, et me korraldame selle päeva mälestusüritusi Brüsselis. Meie, siis justiitsministrid, võiksime pöörduda Vera Jourova justiitsvoliniku poole ühise kirjaga, sest kui Brüssel hakkab korraldama mälestusüritusi, kus me peame meeles totalitaarse režiimi ohvreid, siis see näitaks meile seda, et terve Euroopa, mitte ainult paar riiki, on seotud selle valusa teemaga ja see kindlasti laiendaks osalejate geograafilist ulatust. Ning viimase aspektina, mida ma tahaksin mainida, on siis poliitiline osa.
kui me räägime mälestusüritustest, siis on tavaliselt olnud need ajalooga seotud konverentsid ja see on loomulikult väga oluline, sest ainult siis, kui me peame meeles mineviku õppetunde, me saame ehitada paremat tulevikku. Samas ma usun, et see päev ei peaks olema piiratud ainult hukkamõistuga, kui me räägime totalitaarsetest režiimidest, rääkides minevikust, rääkides natsismist, räägime stalinismist, vaid kuna meil on tegemist kõikide totalitaarse režiimide ohvrite üle-euroopalise mälestuspäevaga, siis me hõlmame märksa laiemaid aspekte, kõiki totalitaarsete režiimide ohvreid. Ja ma tahtsin öelda ka seda, et totalitaarsed režiimid ei ole kadunud ja iga aasta me näeme uusi ohvreid. Peaksime meeles pidama Tšetšeeniat, Venemaa rünnakuid Georgia vastu ja ka praegusel hetkel on Euroopas sõda. Inimesed hukkavad totalitaarsete režiimide tõttu, nemad on samuti ohvrid ja siin me näeme otsest suhet meie praeguse üritusega. Me peaksime seda nägema ja mõistma ning me peaksime ühendama oma jõud selleks, et takistada uute ohvrite tekkimist Euroopas ja peaksime sundima ka agressorid oma agressiooni lõpetama. Suur tänu tähelepanust. Aitäh ja ma annan sõna Läti Justiitsministeeriumi parlamentaarsele sekretärile härra Jaanis Jeselnjeksile. Hello, my friends and colleagues. Tervist, sõbrad ja kolleegid. Kõigepealt tahaksin tänada meie Eesti kolleege, eriti Eesti justiitsministrit, härra Urmas Reinsalut, selle eest, et ta selle ürituse korraldas. Väga lahke ja kuuma tervituse eest siin Tallinnas. On tähtis, et me jätkaksime seda Poola poolt alustatud traditsiooni pidada Euroopa mälestuspäeva, mälestades Euroopa stalinismi ja natsismi ohvrite päeva. Teha seda Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise päeval. Nobeli rahupreemia laureaat Malala Yousafzai ütles, et kui terve maailm vaikib, muutub võimsaks ka vaid üks hääl. See on meie oma vastutus olla see hääl, muuta ennast kuuldavaks kogu Euroopas. Peame seisma totalitaarsete kommunistlike režiimi ohvrite eest. Nad tulutab ta kuritegelikeks režiimideks, kes on süüdi inimsuse vastaste kuritegude ees. Sellest kahjuks kogeme veel tänagi nende mineviku kuritegude tagajärgi. Me oleme võlgu minevikule, olevikule ja eriti tuleviku põlvkondadele selle, et valitseks tõde ja õigus ning totalitaarseid kuritegusid iial enam ei korrata. Meie riigid jagavad ühist ajalugu. Meie hea hääle võimsamaks muutmiseks peavad meie teod olema koordineeritud. Seetõttu Läti Justiitsministeeriumi nimel toetame täielikult Eesti ettepanekut koostada tegevusplaan ning koostada töörühm selle teemaga tegelemiseks. See töörühm peaks uurima võimalusi, kuidas organiseerida rahvusvahelist tribunali, mis uuriks Nõukogude režiimi kuritegusid. Viimase 2 aasta jooksul oleme Lätis muutud oma kriminaalse õigust kriminaliseerides totalitaarsete režiimide sümbolite heroiseerimist. Me oleme loonud 2 riiklikku komisjoni selle kohta Lätis, üks, mis uurib Nõukogude KGB dokumente ja teine, mis loob ohvrite hulka ja massihaudade asukohta, kogub informatsiooni repressiivsete meetmete kohta, küüditamiste kohta ning selle kohta, kui suured olid Läti rahva kaotused. Ma usun, et taolised komisjonid tuleks luua riikides, mida on mõjutanud kommunistlikud kuriteod. Nad teevad väga väärtuslikku tööd.
Tahaksin kokkuvõttes öelda, et hoolimata kogu sellest õudusest, mida mõlemad totalitaarsed režiimid endaga kaasa tõid, ei ole neil õnnestunud meie rahvusi hävitada. Pigem vastupidi. Täna oleme edukad Euroopa riigid, tugevamad ja ühtsemad kui iial varem. Lubage mul meenutada, et täna me ainult ei meenuta totalitaarsete režiimide ohvreid ja selle õudusi. Me tähistame uhkelt ka Balti keti aastapäeva, mis on ühtsuse ja vabaduse sümbol. Aitäh! Ja sõna on Ungari asejustiitsministril ja inimõiguste töögrupi esimehel härra Robert Rebašil. Lugupeetud ministrid, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. Kui me räägime kommunistliku režiimi kuritegudest ja nende vastutusele võtmisest, on üks ka poliitikute olulistest muredest ja ka avalikkuse muredest Ungaris. Ja see muudab ajakohaseks selle teema ka praegusel hetkel, sest meil on ka praegu sõjakuritegude alane kohtumõistmine käimas, kus nende inimeste vastu, kes on kasutanud oma positsiooni ära kurjalt kommunistliku režiimi ajal. Ungari parlament on vastu võtnud mitmeid seadusi viimaste aastate jooksul, et kriminaalkuriteod, mis sooritati kommunistliku diktatuuri ajal, ei loeta aegunuks ja sellisel viisil saab kuritegude sooritajad võtta vastutusele. Aastal 2011 võttis parlament vastu seaduse, mis puudutas kuritegusid, mis on sooritatud kommunistliku diktatuuri ajal. Seaduses on öeldud ka ära, mis on kommunistlik kuritegu. Need on ära toodud lisas sellele seadusele, ja kus tegemist on nende kuritegud, mis on sooritatud partei nimel või kommunistliku diktatuuri ajal vastavalt sellele kriminaalõigusele, mis sellel hetkel kehtis, ja seda ka poliitilistel põhjustel, ja siis ei algatatud ka kriminaalmenetlust. Ja eraldi reeglid on ära toodud ka Ungari põhiseaduses, mis puudutavad just neid kuritegusid, kriminaalkuritegusid. Kui samas Ungari parlament ei loonud mitte ainult võimalusi, et oleks võimalik süüdi mõista kriminaalkurjategijaid, vaid võeti vastu ka riiklik mälestuskomitee seadus, mis võimaldas siis korraldada mälestusüritusi ja kus on võimalik, mille põhjal on võimalik uurida seda, kuidas kommunistlik diktatuur toimis. Sellisel viisil tuvastatakse neid inimesi, kes olid võimul, ja neid inimesi, kes praegusel hetkel meie hulgas veel elavad. Olles loonud sellise mälestuskomitee, on võimaline Ungari saavutada olulisi saavutusi ja on võimalik anda hinnang diktatuurile. Selle seaduse põhjal on võimalik uurida erinevaid rikkumisi ja kuritegusid, mis toimus kommunismi all, ning sellisel viisil me saame järgida oma põhiseadust ja õigusriigi põhimõtteid ja demokraatiat Ungaris. Olles uurinud totalitaarse režiimi tegevust Ungaris, siis meie komitee saab avaldada uut informatsiooni avalikkusele ning sellisel viisil me saame ka tulevikus kasutada ära oma laienenud teadmisi sellest perioodist. See on terve ühiskonna huvides, et järgmistel põlvkondadel oleks objektiivne pilt ajaloost, milline on nende riigi, kodumaa ajalugu, ning see tähendab ka seda, et sarnast totalitaarset diktatuuri nagu kommunistlik režiim ei jõuaks kunagi võimule enam Ungaris ja kommunismi kuriteod kunagi enam ei korduks.
me ei kasuta mitte ainult kriminaalõigust selleks, et uurida kommunistliku perioodi kuritegusid, vaid see konverents annab meile ka suurepärase võimaluse rõhutada seda, kuivõrd oluline on avalikustada tõsiseid õigusrikkumisi, mida sooritati kommunistliku režiimi poolt, et need ei jääks kunagi unustusse, kurjategijad tuleb karistada ja see peaks olema kindlasti oluliseks õppetunniks ka järgmiste põlvkondadele. Suur tänu tähelepanu eest. Aitäh ja palun Poola asejustiitsminister härra Wojciech Węgrzyn. Dear ministers, ladies and gentlemen. Lugupeetud ministrid, mu daamid ja härrad, peale kommunismi langemist Kesk-Ida-Euroopas pidid uued demokraatlikud valitsused olema silmitsi küsimusega, mis puudutab õiglust inimõiguste rikkumise süüdi olevate inimeste suhtes. Lõpuks on võimalik avada debatt võimalike sündmuste üle, vaadata neile tagasi ja hinnata neid seaduse järgi. Ida- ja Kesk-Euroopas oli minevikuga tegelemine vähem valulik, vähem vägivaldne kui teistes riikides. Tahaksin rõhutada, et totalitaarsete režiimide kuriteod on olnud arutelude teema üksikutes riikides kui ka rahvusvahelisel areenil ja on olnud seda juba aastaid. Selle mõju on näha muuhulgas Euroopa Parlamendi resolutsioonides, Euroopa Komisjoni seisukoht rassismi ja sallimatuse vastu ja OSCD parlamendi määruses detsembris. Tundub, et praegu rahvusvahelise õiguse efektiivsuse põhiliseks takistuseks ei ole mitte standardite puudumine, vaid elluviimise puudulikkus. Rõhutan seda, sest õigus tõele, mis on üks kõige olulisemaid õigusi iga inimõiguste rikkumise ohvri puhul, peaks olema võimalik praktikas, mitte ainult teoreetiliselt. Konkreetne õiglus ning totalitaarsete kuritegude eest vastutusele võtmine on regionaalse lepituse protsessi komponendid nii ohvrite jaoks kui ka kogukondade ja riikide jaoks. Seetõttu me peame otsustama karistamatuse kuristiku vähendada. Selleks on vaja tihedamat koostööd, vahetades paremini informatsiooni, tõestusmaterjali ning tunnustades välismaal tehtud kohtuotsuseid. Rahvusvaheline koostöö on tegelikult riiklike protseduuride täiendamine, kuivõrd asjaomased riigid ei saa täielikult edukad olla õiguse määramisel, kui väidetavad kuritegijad jäävad kohtute jurisdiktsioonist väljaspoole, olles kolmandates riikides. Seetõttu peavad kõik riigid olema võrdselt otsusekindlad, võideldes kuritegude sooritajate karistamatusega nende territooriumitel. Taolised inimesed tuleks välja saata oma asukohariikidest. Ma tahan rõhutada, et tõe paikapanemine on hädavajalik selleks, et vältida taoliste minevikusündmuste kordamise vältimiseks. Igasugused katsed totalitaarsete režiimide kuritegude eitamiseks või selliste inimeste heroiseerimiseks, kes on taolisi kuritegusid sooritanud, see on täiesti vastuvõetamatu. Me ei saa lubada ka seda, et kommunistlikud ja natsistlikud kuriteoks oleksid legitiimsed, et neid õigustataks või isegi aktsepteeritaks. Samal ajal usumad kindlalt, et vabadus on väärtus, mis on sügavalt meie riikidesse juurdunud. Me ei näe seetõttu loodetavasti totalitaarsete režiimide taaskehtestamist, aga seisukohtade radikaliseerumise fenomen, poliitiliste uskumuste radikaliseerumine, sallimatuse kasv mõningate eurooplaste pool põhjustab ärevust
ning võib tekitada õigustust selleks, et kultiveerida totalitaarsete režiimide ohvrite mälestust. Me peaksime lootma, et meie ühised tegevused annaksid panuse selleks, et seda muret tekitavat trendi peatada. Meil on erinevad poliitilised ja seadusandlikud vahendid, mida kasutada saame. 31. august meenutab meile mitte ainult 23. august meenutab meile mitte ainult totalitaarsete režiimide ohvreid, vaid võitlus demokraatia ja sallivuse eest kogu Euroopas, mis peab olema tugevam kui totalitaarsete režiimide vägivald. Nagu Eesti, Läti ja Leedu viimase aja ajalugu näitab, see ühismeel paneb miljonid inimesed seisma käsikäes protestides totalitaarsete režiimide vastu demokraatia eest. Paljud need inimesed, kes jagavad õigust inimõiguste eest. Aitäh ja sõna on Georgia asejustiitsminister härra Koša Lordkipanitsel. Excellencies. Teie ekstsellentsid, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. See on mulle suureks auks viibida täna siin ja see ei ole ainult sümboolne, et me räägime siin okupatsioonide muuseumi saalis. Tegelemine minevikuga, nagu me teame, ei ole eesmärk iseenesest, vaid vastupidi. Mõistes oma minevikku ju tulles sellega toime, annab meile täiendavat informatsiooni ja arusaama sellest, mida me peame tegema praegusel hetkel ja mida me peame tegema tulevikus. Sest aastat 1939 ei olnud nii väga ammu, et me ei mõistaks seda konteksti enam. Aga teiselt poolt, Molotov-Ribbentropi pakt on juba põhjalikult uuritud nii paljudel viisidel, et on raske isiklikult siia midagi juurde öelda, välja arvatud ehk üks konkreetne asi, mis on sellega seotud. Ja see on üks valdkond, mis on seotud rahvusvahelise õigusega. Rahvusvaheline õigus tugineb rahvusvahelistele lepetele ja on nurgakiviks riikidevahelistele suhetele. Neid leppeid on kasutatud selleks, et tuua sisse ette ennustatavuse ja stabiilsuse elementi riikidevahelistesse suhetesse. 20. sajandil, kui mitte varem, siis on leitud, et lepingutes kinnipidamine on väga oluline element välispoliitikas. Ükskõik millise riigi jaoks, kes on leidnud, et nemad järgivad ühiselt aktsepteeritud reeglid. Ja mida mina tahaksin teile praegusel hetkel öelda, on kirjeldada teile mõningaid lepetega seotud praktikaid, mis on eelnenud selle kurikuulsale paktile ja mis järgnesid sellele. Ja sellisel viisil me saame hinnata ka seda, kuidas see on mõjutanud hilisemat tegevust. Moskva lepe, mis kirjutati alla Nõukogude Venemaa ja Georgia vahel 7. mail aastal 1920, kaasates muude hulgas ka sätet, kus öeldi, et tunnustatakse Georgia riigi suveräänsust. Ja me teame, mis sellele järgnes. Vähem kui aasta pärast Punane armee okupeeris Tbilisi veebruaris 1921, sundides Georgia valitsuse eksiili. Tagantjärele me võime öelda, et kuna ei mõistetud ka väikeste riikide tähtsust rahvusvahelistes suhetes, mida me nägime suurtes institutsioonides nagu Rahvaste Liiga, on see valdkond see, mis põhjustas mitmeid probleeme. Ja Euroopa sotsiaalne demokraatia
tähendas ka seda, et väga vähe oli rahvusvahelise reaktsiooni. Nii et siis Moskva leppe aastat 1920 oli ka eelkäijaks vastastikuse abileppele, mis suruti peale Eestile. Ja me näeme ka leppele eelnenud protokolle, mis on nüüd avalikustatud ning sellisel viisil oli võimalik ka öelda, et samasuguseid lubadusi pakuti Molotovi poolt Eestile. Siin viidati tunnustusele, et Nõukogude Liit ei ole ohuks ja see oli mõeldud siis Karl Salteril, kes oli siis välisminister. Seejärel vähem kui aasta pärast juunis aastal 1940 okupeeriti Eesti ja pärast seda ka Läti ja Leedu. Ja tõepoolest, me ei hakka siin ju rääkima me ei räägi siin ainult lepetest mitte kinnipidamist, aga ma tahaksin tuua siin ka veel paar näidet. Georgia elanikkonna väljasaatmine Abhaasiast, seejärel mitmete tippkohtumitest viidati sellele, see mõisteti see hukka, kuid endiselt me ei näe see rahvusvahelist õigusmõistmist. Praeguseks näiteks on ka Venemaa tegevus Georgiast augustist 2008, jällegi rahvusvaheline kogukond ei teinud ka vastavaid jõupingatusi ning me ei näinud siin ka vägivalla lõppemist ja me näeme ka seda, et jällegi Venemaa ei pea kinni oma lepetest ning me seisame silmitsi väljakutsetega, meil on väga palju sisepõgenikke ja de facto annekteerimise probleem. Nüüd viidates selle juriidilisele probleemile, siis me näeme ka seda, et on toimunud väga palju küüditamisi, kuritegusid ja see kõik ulatub tänapäevast kuni minevikku ja me näeme, et Euroopas tihtipeale ei ole mõistetud hukka selliseid rikkumisi. Ja tihtipeale natse ja kommuniste peeti kohalikuks probleemiks, kuni nad muutusid suureks probleemiks, aga me ei tohi teha uuesti sarnast viga. Ja tänane päev, 23. august, on mälestuspäev, kus me mälestame totalitaarsete režiimide ohvreid, kuid meie jaoks on oluline rahu ja stabiilsus ja demokraatia meie kontinendil ning seetõttu me peame kasutama kõiki võimalikke platvorme ja võimalusi selleks, et kaotada ära see kriitiline side minevikuga ja et me saaksime järgida meie riikides õigusriigi põhimõtteid ja seadusi vastavalt oma põhivabadustele, me peame hukka mõistma natside ja kommunistide kuriteod, sest ajalugu ei andestaks meile veel ühte viga ja me ei suuda seda endale ka lubada. Suur tänu! Aitäh ja palun Tšehhi asejustiitsministrit härra Petr Jägerit. Thank you. Aitäh! Teie kõrgeausused, erinevate institutsioonide esindajad, lugupeetud külalised. On suureks auks kõneleda siin teie ees Tšehhi justiitsministri nimel. On viimaste aastate jooksul olnud erinevatel Ida- ja Kesk-Euroopa riikidel erinevad reeglid selleks, et käsitleda hilisminevikku. Ma räägiksin poliitiliste vangide rehabilitatsioonist, ametlikust institutsioonist, vabandusest ohvritele või restitutsiooniprogrammidele inimestele, kes olid demokraatliku riigi avalikus teenistuses. Paljud riigid on avanud terve hulga salaarhiivide uurimisi
ning kõigi nende meetodite kombineerimisel, kombinatsiooni näeme ka Tšehhi Vabariigis. Kui me räägime kommunistlike kuritegude teadvustamist, siis tuleb välja, et riik ükskõik millisel põhjusel magas maha õige aja, et seista silmitsi oma kommunistliku minevikuga. Erinevad kohtulahendid on pigem erijuhtumid kui süsteemne lähenemine. Ja kõik juristid teavad, mida rohkem te aega raiskate, seda vähem on võimalik tõestusmaterjale esitada kohtule, kuid iialgi ei ole liiga hilja. Ma tahaksin mainida, et üks kõige probleemsemaid elemente, jurisdiktsiooni küsimus, kommunistlike kurjategijate vastutusele võtmise puhul peale pikka aega, ka sellel on oma lahendus. Vastavalt Euroopa inimõiguste kohtupraktikale on rahvuskohtude jurisdiktsioon täiesti aktsepteeritav kommunistlike kuritegude arutamisel, isegi kui me räägime kõige kõrgematest ausa kohtumõistmise standarditest. Minu arvates küll ei ole selle kriminaalõiguse pudelikaelaks mitte kohtud. Pean tegema ettepaneku, et me ei tohi unustada neid asutusi, kes uurivad ja kohtu ette toovad kommunistlikke kuritegusid. Ühtegi kohtumõistmist ei toimu ilma prokurörita. See vajab järelikult valitsuste poolset toetust, erinevaid struktuure ning avatud ligipääsu arhiividokumentidele. See on hädavajalik selleks, et prokurörid saaksid esitada ametlikku süüdistust. Selle kogemuse me toetame supranatsionaalse kohtu kontseptsiooni, siis me ei tohiks keskenduda vaid otsustava võimu loomisele või peame mõtlema ka, milline on reaalselt võimalik praktiliselt uurida nii globaalselt kui kohalikult neid kuritegusid. Rahvusvahelise prokuratuuri kontseptsioon on see, mis mängib olulist täiendavat rolli kohtute puhul, sest ilma uue impulsita selleks, et koguda ja analüüsida tõestusi, muutub igasugune uus kohtuasutus hambutuks lõviks, mu daamid ja härrad. Kahjuks inimeste õiglustundel on omad piirid. Praeguses maailmas sooritatakse inimsuse vastu ikka uusi ja uusi kuritegusid. Kõik need kurjategijad, kes esindavad totalitaarsust ja ideoloogiaid, terroristlikke üksusi, kõiki neid tuleks karistada. Hoolimata sellest ei suuda maailma rahvused, maailma riigid kõiki neid kohtu ette tuua. Me peaksime andma oma parima, et karistada enamike neist. Suur aitäh teile lahke tähelepanu eest. Aitäh. Ja selle paneeli lõpetuseks on sõna Slovakkia justiitsministeeriumi üld- ja rahvusvahelise osakonna direktoril härra Michal Kotlarikil. Dear ministers. Lugupeetud ministrid, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. Kõigepealt lubage mul tänada Eestit selle eest, et Eesti organiseeris selle olulise sündmuse ja ma peaksin vabandama, et minister ja aseminister ei saanud tulla täna, sest nad olid seotud muude ülesannetega. Need hoolimata sellest asjaolust, et tänane üritus toimub pühapäeval, see on ikkagi oluline, et me peame meeles kuritegude ohvreid, nende kuritegude ohvrid, kes langesid totalitaarsete režiimide ohvriks. Me peaksime kindlasti harima ka noori põlvkonda, kirjeldas ideoloogiliselt motiveeritud kuritegusid ja nende põhjuseid, sest sellisel viisil me saame kindlasti vältida ka minevikus tehtud vigasid. Nüüd, mis puudutab praeguse paneeli teemat, siis me oleme ju kindlasti nõus, et me peaksime kindlasti deklareerima kommunistliku režiimi tegevuse kuritegelikuks, kuna see on seotud inimese vastaste kuritegudega. See on tõepoolest arusaadav, et nii natsistliku ka kommunistlik režiim piirasid inimese vabadusi ja õigusi.
ning meie Slovakkias oleme seda ka omalt poolt teinud. Me tõime selle ära ka oma karistusseadustiku, kus loeb seda õigusrikkumiseks, kui keegi eitab holokausti või muid ideoloogilistel põhjustel sooritatud kuritegusid ning see inimene, avalikult eitab seda või kiidab heaks või püüab vabandada neid kuritegusid, mis on põhjustatud fašistliku või kommunistliku või mõne muu ideoloogia poolt, mis on maha surunud teiste inimesi vabadusi ja õigusi. Need kommunistlikud kuriteod on ka sõnaselgelt meie seaduses ära toodud. Loomulikult sellest ei piisa, kui seaduses on selline hukkamõist kirjas ja see on ainult kirjasõnas, see tuleb kindlasti praktikas rakendada. Ning seega ma tahaksin öelda ka paar sõna ka siis supranatsionaalse asutuse või kohtu ülesseadmise kohta, mis võiks uurida ja süüdi mõista neid inimesi, kes on sooritanud kommunistlike või muude totalitaarsete režiimide all kuritegusid. Kõigepealt sellise tribunali loobine, mis toimuks siis ÜRO egiidi all, siis ma usun, et see oleks küllaltki keeruline ja kindlasti me peaksime olema oma lähenemises realistlikud, sellepärast et see püüdlus on kindlasti teatud ÜRO liikmete poolt blokeeritud julgeolekunõukogus. Me oleme näinud midagi sarnast ka varem, kui tehti resolutsiooni ettepanek luua rahvusvaheline tribunal nende inimeste süüdimõistmiseks, kes Malaisia lennuki Ukraina kohal alla tulistasid ja arvata võib, et muud sarnased püüdlused jõuaksid samasuguse tulemuseni. Ma usun, et oleks tõenäolisem, et me saaksime luua sellise asutuse, mille eesmärgiks on õigusmõistmine, kus uuritakse kommunismi ja muude totalitaarsete režiimi kuritegude ja selle jaoks võiks olla näiteks valitsusvaheline leppe ja see oleks siis avatud leppe, see peaks olema piiratud ainult Euroopa Liidu liikmesriikidega, vaid see oleks avatud ka teistele riikidele, kes sooviksid sellega ühineda. Ja loomulikult see on seotud mitmete juriidiliste ja tehniliste probleemidega ning selline leping või asutus vajaks väga põhjalikku ettevalmistust ja uuringuid ja toetusi ja meie oleksime omalt poolt valmis seda tööd toetama. Ning konkreetselt me tahaksime kasutada ka olemasolevaid struktuure selle töö teostamiseks. Ja ma kasutaksin ka võimalust, et kuna ma olen viimane selle paneeli sõnavõtja, siis ma poole kõnest jätan vahele siin, sellepärast et mulle ei meeldis korrata seda, mida juba teiste kõnelte poolt öeldi. Ja võib-olla üks asi, mida tahaksin mainida, mis puudutab kommunistlike sümbolite keelustamist Slovakkias, me keelame äärmuslike sümbolite avalikkuse eest kasutamise ja see puudutab kommunistlikke sümboleid. Kui see on keelatud, siis kui see takistab teistel inimestel oma vabaduste rakendamist, nii et see ongi see detailid on siin olulised, sellepärast, et kui me räägime natsirežiimist ja fašistlikust režiimist, siis see on küllaltki lihtne tõendada, et kui keegi on kasutanud neid sümboleid, siis see on tihtipeale seotud selle liikumisega, seotud info levitamisega ja tegemist on sellise ideoloogiaga, mis piirab teiste õigusi ja vabadusi, aga kommunistliku režiimiga on see märksa raskem, sellepärast et paber või teoorias praegusel hetkel me ei näe seda, et sellisel viisil püütakse kellegi vabadusi piirata. Nii et probleem ongi seotud sellega, et nad ju tegid midagi muud praktikas,
kui see oli kirjas kommunistlikus teoorias, nii nagu seda deklareeriti kas kõnedes või dokumentides. Ning siin see raskus peitubki ja kuidas seda lahendada, seda ma täpselt ei tea. Tulles nüüd kõne lõpupoole ma tahaksin öelda omalt poolt veel seda, Slovakkia peab tänast päeva selle tähistamist väga oluliseks, nagu te teate, Slovakkia inimesed on kannatanud nii nazistliku kui kommunistliku režiimi all. See peaks olema meie ülesandeks teha kõik, mis võimalik et tagada totalitaarsete režiimide tulevikus mitte kordumine, et meie kodanikud saaksid rakendama põhiõigusi ja vabadusi. Sest kui me ei tee midagi, siis võimaldaks kurjal jälle pead tõsta ja me näeme seda ka tänapäeval. Need liikumised on ka silmnähtavad Euroopa Liidus. Et nii vasak kui ka paremäärmuslaste pool ja kui meie midagi ette ei võta, siis see võib kaasa tuua mineviku kordumise. Kokkuvõtteks ma tahaksin teid informeerida, et nagu juba ka Eesti minister ütles, et järgmisel aastal on meie käes Euroopa Liidu eesistumine, siis me korraldame ka selle ürituse, nii et palun pange siis oma kalendritesse kirja, et 23. augustil järgmisel aastal toimub see konverents Bratislavas ja meie anname endast parima selleks, et korraldada seda sellisel viisil, et ka Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja ka Lääne-Euroopa riigid osaleksid sellel konverentsil ja osaleksid siis totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeval. Suur tänu. Aitäh! Kuigi me selle paneeli lõpus ette nähtud ka lühikene küsimuste voor, on meie aeg täis. Ja praegu lähme kohvi pausile ja kui kellelgi on küsimusi, siis ma soovitan omavahel suheldes küsida. Aitäh!